Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennuvilistlased. Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Kadrina Keskkooli 60. lennuvilistlane Reijo Opromei. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tervits! Alustame sinu lapsepõlvest. Millises keskkonnas üles kasvasid? Kas sa küsid seda ümbruskonda, loodust või sa küsid mingisugust emotsionaalset keskkonda või mis sa mõtled sellega täpselt? No, alustame emotsionaalsest, liigume edasi looduskeskkonna peale. Ütleme Kihlevere külas vist inimesele, kes tunneb, mis inimesed kus elavad, on ju. See ütleb nii mõndagi, et ma ei pea täpsemalt seda selgitama. Tüüpilises keskkonnast rääkides juba siis ehitistest ja nii edasi, et sovjetiaegne paneelmaja on ju, või noh, kas ta paneel on igatahes kahekorruseline plokist laotud, aknad vanad mädad, eks ole, sooja ei pea, aga seest keskkond on ju ka mitmekesine, et katkised viljakuivatid, katkine mõis, aga loodust ka kui otsida on ju, selline mitmekesine võiks öelda. Sa siin äsja mainisid ka Kihleveret, et kuidas Kihlevere sinu koolis käimise perioodil siis muutus? Inimesed võib-olla muutusid seal. See ümbrus väga palju ei muutunud. No okei, mingisugune maja on ju, kas viljahoidla või mis iganes, üks päev läks põlema, sellel ei ole siiamaani poolt katust. Pigem on lagunenud. No mõni maja on, kortermaja tundub, et on korda tehtud, ära renoveeritud, aga suur pilt on üldiselt sama. Korvpalliplats on mingisuguse aja jooksul veel sinna tekkinud, on ju. Ütleme, kui ma algklassides käisin, äkki siis tehti. On ju. Ta on arvelt pisitasa, et võib-olla ei märkagi. Ütleks niimoodi. Kas sa oma esimest koolipäeva mäletad? Ikka, kus ma pääsen? Esimene koolipäev. Bussiga ilmselt läksin kooli. Esimest õpetajat mäletan. Inimesi võib-olla ka mingil määral. Ma olin, minu klass oli kusagil, eks ole, 3. korrusel on ju, selles C-korpuses on ju. Oskaksin võib-olla isegi sinna minna. Puust pingid, eks ole, sellised, millel on klapp, eks ole, tõstad üles, paned vihikut sisse, ma ei tea, mis ajast see laud oli, on ju. Need vahetati üsna ruttu muidugi välja, aga see ei ole esimese koolipäevaga seotud. Aula on ju klassikaline, abiturient viib su sisse, abiturient toob välja ja nii edasi. Et ma arvan, et üsna tavaline, ei midagi erilist võrreldes teiste laste koolipäevadega. Millised õppeained sulle enim huvi pakkusid? Nojah, katsun nüüd tagantjärele öelda seda. Selles mõttes võib-olla mitmekesisus on huvitav, et sa ei tee ühte asja, vaid see vaheldub. Kui öelda, et mis mulle ei meeldinud on ju, no laisklaps, nagu ma olen sporti ei viitsi teha, on ju, kunstist väga palju ei jaga, joonistada ei oska, on ju. Et see, mis vaevaliselt tuleb, on ju. Et see ei meeldi, aga mis meeldib, on ju, ongi see, et ei tee ühte asja, on ju. Vahel võib-olla mõni aine meeldib rohkem, läheb paremini või avastab midagi huvitavat, on ju. Et see, kui mingi on väga entusiasm on, see on ju, minul kipub olema ajutine, on ju. Et ammendab mingil hetkel kas ära või siis lihtsalt, et põnev on, aga ei ütleks, et lemmik on ju. Raske öelda, mis on lemmikõppeaine. No jah, võib ka klišee moodi vastata, et lemmiktund oli vahetund või söögivahetund on ju. Ja, mitmekesisus on lõbus. Kooli ajal tehti ka ilmselt väga palju ekskursioone, et kas sul mõni on ka endale eredalt meeles?
praegu esimene asi, mis pähe tuli, oli loomaaias käik, on ju. Nii, hästi palju, eks ole, Voandu ja sellised kaitsealused kohad, kus käiakse koprarajad ja nii edasi. Siis igasugused teatris käigud, mina olin alati näiteks see laps, kes igale poole kippus ära eksima, on ju, teised olid juba bussis, mind tuli alati taga otsida. Tartus Vanemuises näiteks oli juhtunud seda ilmselt kusagil veel, et ma ei tea, mis talent mul oli. Mul ongi üldiselt talent, kas ma jään teistele inimestele ette, kui nad midagi teha tahavad, on ju, tahavad köögis toimetada, ma kipun alati ette jääma. Või siis ongi, et ma kipun, lapsena kippusin kuidagi niimoodi, et teised peavad mitte taga otsima. Õnneks nüüd vist sellest kombest olen lahti saanud. Esimene või see, et teistele ette jäämine, see on ikka alles. Praegu mingisuguse muid ekskursioone. No ribulirada pidi hakkab meenutama, küll tuleb, on ju. 2018. aastal võitsid sa koos Tauri Altmäe ja Mirko Raigiga sihtasutus Virumaa muuseumite vabariigi aastapäeva eel toimunud mälumängu ning auhinnaks saite reisi Pariisi. Kaasa tuli ka teie juhendaja Harri Laiv. Kuidas reis möödus? Ma arvan, et keegi tülli ei läinud, keegi ära ei kadunud, kellelegi mingid kahtlaseid seiklusi ei olnud. No okei, jah. Mina magasin öösel, ma ei tea, mis teised tegid. Ja aga kui saime majandatud, Pariis iseenesest vaata räägitakse, et Pariis oigu romantiline, eks ole. Me sattusime sellisesse põnevasse kohta, kus romantikat üldse mingisugust ei olnud, et selline üsna kaootiline on ju ja must ja räpane on ju, et Eesti, eks ole, kipub olema palju puhtam ja tegelikult palju romantilisem koht. Ja meil seiklusi, kui nendest rääkida, ma võin seda rääkida, et piletisüsteem seal ühistranspordis metroos on niisugune huvitav, et lennujaama on eraldi piletit vaja. Me ei teadnud seda, sõitsime lennujaama, tuli trahvi maksta, eks ole, siis raha osatakse ka väänata sealt, kus turist on ju, ei tea. Et teistmoodi kogemus ka, prantsuse keelt meist muidugi keegi ei osanud, sa võid inglise keeles nii palju rääkida, kui tahad, aga sinuga ikka tahetakse vägisi prantsuse keeles suhelda, on ju, et kas seal rahvuslik uhkus või mitte, ma ei oska öelda, aga jah, turistil on lihtsam õppida enne prantsuse keele ära ja siis sinna minna. Et soovitan kindlasti, kui tahad sellist igapäevaelust väljasaamise kogemust ja natukene võib-olla pettuda. Kusjuures ma võin sellega uhkustada, et Notre Dame õnnestus ära näha enne seda, kui ta põlema läks. Et see vist paar aastat hiljem hävis ära, ma ei tea, kuidas see remont on, kas on juba taastatud või see veel võtab aega. Ta eelmine aasta minu arust avati uuesti. No vot, siis järgmised võitjad sellel Virumaa muuseumite mängul, kes satuvad Pariisi, saavad sinna minna. Vahepealsetel aastatel vist ei ole Pariisi kedagi saadetud, nii et nemad muretsema ei pea, nemad ei jäänud millestki ilma Notre Dame'i puhul. Sa nüüd seda Notre Dame'i juba mainisid. Kus te veel seal käisite? Louvrist ei saa üle ega ümber. Imestama pani see, et Mona Lisa maal on nii väike, et seda peab vaatama kuidagi väga kaugelt. Pinocchio oleks hea kaasa võtta, kuigi ma ei tea, kas turvakontrollist läbi saab. Sellist vaatamisväärsustest mul praegu hetkel rohkem ei meenu, me püüdsime, eks ole, toitu võib-olla kuskilt veel hankida, on ju, see on ka lõbus tegevus, on ju, kui sa keelt ei tunne ja keskkond ei tunne, oled esimest korda kaugel kodust, on ju. Et jah, olme on ka lõbus seal kohati. Ja ma pean hakkama, oleks kirjutanud päevikut, on ju, et kus kõik see käid, et praegu ei mäleta. Sinu keskkooli klassijuhatajad on Anneli Raud ja Harri Laiv. Kuidas sa neid iseloomustaksid? Ma oskan Harri Laivi ilmselt rohkem iseloomustada, sest meil oli jaotus, et reaaltehnilise suunaga noored te vist ei tea, et insenertehniline suund, kes kuulavad, kui on noori kuulajaid. Et kunagi oli reaaltehniline suund, et see on Harri Laivi rida ja siis Anneli tegeleb rohkem loodusteaduste ja humanitaaridega, on ju. Et Laiviga oli kokkupuudet rohkem, on ju, eks ole. Ma ei tea, kas Laivi on juba kirjeldatud, aga klassikaline loeb ajalehtedest anekdoote ja lõbus tegelane, on ju. Et mul siin midagi lisada ei ole. Anneli Raud
jah, tundus, et kohati, kui oli konflikti olukord, siis tema oskas suunata õigete inimeste juurde, on ju. Ja selline organisaator ka, eks ole, Kadrina juures üht-teist aitas organiseerida tema. Ja tema kaudu, eks ole, sai vist kirjutatud ka Kadrinasse artikleid, ehk siis tema oli just ka projekti juht minul sellel alal, et laivi tunnen rohkem, aga Anneli Rauda ka kirjeldatakse kõige positiivselt. Et antikangelasi klassijuhtide seas mul olnud vist ei ole. Kas Raud andis sulle ka kirjanduse tunde? Ei, see oli Liivi Eila Pärusmaa. Mina olin tema hoole all. Kuidas sul suhe nende mappidega oli? Mappidega? Ma ära meenuta. Noh, mis seal, oota, mapid olid ju, kas olid mingid eksamiteks valmistumise kirjapead või mis seal üldse olid, ma ei mäleta enam. Või ma ei mäleta, mis need mapid olid. Sa ütled sõna, ma saan aru, mida sa tähendad, aga mis see mapp ennast kujutas, võt seda ma ei mäleta. Ta oligi, ütleme, erinevatest ajastutest, kas romantism või mingi keskaja mapid või midagi või antiik. Ajateemad. See oli küll okei, kui sa seda mõtled, siis see on küll välk selgest taevast, et ma ei osanud mõeldagi selle peale, mul ei tule meelde ka eriti. Kuidagi nad vist tehtud said. Ma ei hakka umbluud ajama, et ma ei mäleta. 9. klassist kuni siis keskkooli lõpetamiseni tegelesid sa koolis õppimise kõrvalt ka kooliraadioga ehk siis legendaarse Siil FM-iga. Kus see huvi sul üldse tekkis? Ütleme, Siil FM oli ta vist esimene aasta või paar peale seda see brändi nimi lihtsalt Kadrina kooliraadioks ja ametlikku nime sellist ei olnudki. Huvi, no raadio kuulamine juba lapsepõlvest, eks ole, sealt ei ole palju vaja, kui juba lapsepõlvest kuuled, on ju küll see huvi teha ka tuleb. Et ütleme niimoodi, et kui lapsena on ju esimeses klassis kooliraadio oli täitsa olemas, võib-olla ka teises on ju, mingi tümm käis ja siis on tükk aega vaikus tekib ikka küsimus, et miks seda ei ole. Või et kui keegi ei taha teha, siis äkki teeks. Mis seisus kooliraadio oli, kui sa sellega pihta hakkasid? Ma ei olnud see, kes otseselt asutas, on ju, et see Kristjan perekonnanimi ei mäletaks Pärnamäe, kes ta oli. See Läsna tüüp on ju. Et tema hakkas vedama seda, paar sõpra leidis seltsiks on ju. Mina ka liitusin, ma ei tea, kes oli just esimesi päevi juba käinud või mul õnnestus ka esimesel päeval kuidagi olla, et sattusin õigel ajal õigesse kohta. Sealt see algas. Ma muidugi ei tea, kas ma unustasin juba see küsimus ära, kas ma vastasin sellele. Mis seisus see raadio oli? No ongi, oli alustamas alles. Et siis tehniliselt oli ju niimoodi, et oli ju ainult 2 kõlarit, kui raadio ärkas. Üks oli kooliraadio ukse ees. Teine on õpilas nurgas, kus siis õpilased kas vaba aega veedavad õpivad. Nendes koos oli kõlar ja mu šonks tuli sealt. Et midagi rohkemat ei ole. Mõni aeg hiljem ma avastasin, et kui sa sinna ühendad, siis üle kooli on kuulda normaalselt, sest et üle kooli ei tahetudki lasta puhtalt sellepärast, et mingisugune väga halb heli tuli välja. Aga õige auk tuli üles leida, kuhu see heli suunata ja siis tuli hea heli ka üle kooli. Kas oli seoses siis kooliraadioga mingeid plaane ka, mis teostamata jäid? Üks asi on see, et võib-olla hetkel eetris olev lugu, see võiks kusagil väljas olla, kas koolikoduleht on sellest kõige parem koht või mitte, ma ei tea. Aga mingil hetkel ma automatiseerisin selle muusika mängimise süsteemi seal ära. Ja arvuti teab, mis lugu ta mängib, seda saab serveerida ka internetti või kuhu iganes. Ja miks mitte ilus mõte on ju ka sisevõrgus, kooli sise internetis mingisugune võimalus kuulata ja vaadata, mis lugu eetris on. Aga viimased 2 aastat, kui ma seda raadiot tegin, üksi kõike ei tee ära, on ju, ma ei ole nii talent nagu Margus Lepa, eks. Et
et pluss koolis ka käia, et need jäid tegemata ja kindlasti midagi veel, igasuguseid plaane on ju. Et jah, võib-olla see veebi laienemine kooli piires. Jah, ütleme ausalt, seda, kui päriselt oleks hakanud üle maailma kuulatajad veebiraadiot tegema, siis on see küsimus, et autorid tahavad tasu saada ja nii edasi, et seda ei ole lihtne teha. Seega olekski olnud internetis ainult kooli piires, kooli sisevõrgus. Aga jah, kindlasti oleks tahtnud rohkem inimesi, kes teevad seal omi saateid, et ütleme, alustasime mingi 4-5 seltskonnaga, siis kuidagi põhituumik läks ära, mina ja õpilasesindused 2 inimest jäid tegema, nemad kadusid ära viimased 2 aastat täitsa üksi, et tegelikult inimesed on ju see, mis programmi huvitavaks teeb. Ega oleks neid rohkem olnud. Ise, ma ei tea, kas ma ei osanud värvata või ei saanud, või siis on Kadrina kooli inimesed nii arad lihtsalt, et ei tahagi esineda. Et jah, lühidalt öeldes, inimesed on see kõige tähtsam kapital, mida oleks pidanud arendama. Lisaks muusikale te ju ikkagi mingeid saateid ka tegite? Jaa, midagi ikka oli, et mingisugused intervjuud olid. Varasemat aega ma ei mäleta ja tegelikult ega neid lindis ka eriti ei ole, sest meil salvestamissüsteemi ju ei olnud, arhiivi ei olnud, et mõned, mis ma hiljem üksi kuidagi salvestasin eetri kõrvalt, suutsin säilitada, ütleme, mis praegu ajalooliselt. Kes seinateoline oli, kes nüüd hiljuti lahkus, Kevin Polve? Yeah. Et seinateoga mul on intervjuu ajast, kui nad tegid Kadrina kooli võimla välisseinale graffiti. Mul on intervjuu sellest ajast alles, võiks välja panna. Ajaloo arhiividest rääkides, Kristjaniga on intervjuu, ta tegi filmi Läsnast, kas see Truia või oli Truia külast on ju, või linnast. Küla, mis oli linn, midagi sellist. Mis on e-intervjuu, võib-olla on alles. Siis sellest päevast, kui koroona pärast eriolukord välja kuulutati, ma tegin eraldi sellise ülekoolilise pöördumise, et direktori ja metade said rääkida sellest olukorrast, mis parasjagu oli, et äkki mul on ka see salvestis kuskil alles, et arhiivmaterjali on vähe, aga võiks välja panna. Eks ma pean selle töö ette võtma. Kui üldse muusikast rääkida, milline muusika sulle endale huvi pakub? Ütleme niimoodi, ma ei ole ühe žanri mees. Mul on mingil hetkel meeldinud öelda, et ma olen rockmuusika mees. Tegelikult ei ole. Ma tüdinen päris kiiresti mingisugusest kindlast stiilist ära ja ma võtan järgmise ette ja kuulan seda. Et samamoodi raadiojaamadega, ma ei ole ühe kindla raadiojaama kuulaja mees. Ma väsin ära, Kivisaat kuulad natuke aega, väsid ära, eks ole, kuulad, ma ei tea, teisi tegelasi jälle väsid ära, et eks ma olen selline pidev lootusetu hüpleja. Et kooliraadios ma püüdsingi ajada seda asja, et on žanripäevad, et oleks vaheldust, et esmaspäev oli vist rockmuusika, teisipäev oli, see ei ole küll žanr, aga Eesti muusika eelkõige, kolmapäev, eks ole, tegin retrot, kuigi neljapäev on tegelikult ju kultuuris Throwback Thursday, aga neljapäeval oli juba popmuusika, reedel oli siis selline kas hip-hopi või elektroonilist tantsumuusikat, et eks ma püüdsin panna need maailmad, kus ma enam-vähem midagi tunnen. Et vahepeal tuli ka tagasisidet, et miks klassikalist muusikat ei ole, tehke klassikalise muusika raadiot. Ma ei tunne seda valdkonda. Keegi teine oleks pidanud seda tegema, aga katsuge inimest leida, eks ole, kes seda teeb, kui mina otsisin endale kaastegijaid väga ei õnnestunud. Ehk siis sisuliselt hea monopol. Et kui mina teen, siis mina otsustan, mis muusika tuleb. Et jah, muusikalises mõttes ma olen selline, ei ole ühe stiilimees. Eks jah, neid ettepanekuid tuleb palju, aga ja kõigi, vähe. Muusika on ju selline asi, et ega sa võid ükskõik mida lasta, kellelegi ikka ei meeldi, see on paratamatus. Et jah. Ja klassikalise muusikaga muidugi ka see häda, et enamik lugusid on hästi pikad, katsu neid 15 minutiga ära mängida ja siis veel sinna vahele rääkida sellest, mis koolis toimub ilma lugu katkestamata, et väga ei õnnestu. Et see oli ka üks trump selles mõttes.
Miks siis, või noh, mitte trump, vaid pigem see, mis klassikalist muusikat eetrisse ei toonud, on ju. Kusjuures ma tegin 1. oktoobril tavaliselt rahvusvaheline muusikapäev, siis käis klassikaline muusika eetris, natuke džässi ka, on ju. Muidu väga seda varianti ei olnud. Kooliajast mulle meenub see, kuidas sa üsna tihti liikusid koolimaja peal ringi, samal ajal kui mina lauatennist mängisin. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sa vist ütlesid, et sa hoiad vormi. Milline suhe sul üldse spordiga on? Et sa enne mainisid, et ega sa väga spordiinimene ei ole. Sport käib hooti. No ma ei ole, eks ole, kunagi sellisel... Ma ei ole olnud püsiv harrastussportlane, ma ei ole kindlasti veel kõrgemat tasemel sporti teinud ja tippsporti ja mis iganes nagu mõned, ma ei oska kategoriseerida tippsport või mitte, ma ei ole nii spetsialist, aga klassivennad olid ikkagi kõvasti sportlikumad, on ju. Et tegelikult jah, mulle meeldib see, et ma teen mingisugust oma asja, ma olen jalutan, kui mul on isu, ma lähen jooksen, mulle ei meeldi meeskonnasport üldse. Korvpall, jalgpall on ju, et seda ma üldse ei taha teha, ärge mulle sellest rääkige. Et võib-olla mingit sellist ise tegemise asja hea meelega teeks ja natuke ka püüan teha. Et kui ma saan ise endale tingimused, mida ma teha tahan, siis ma võin teha sporti, et kui ma pean meeskonnasporti tegema, ärge sellest rääkige. Ütleme, ei ole selline, et on üdini positiivne või üdini negatiivne suhe spordiga, et ütleme selline keskmine äkki. Ma ei tea, mis see keskmine on. Keskmine on see, et istud diivanil, vaatad võib-olla oled tugitolli sportlane. Aga seda mul ka väga ei ole. Et, ütleme, püüame koos eksisteerida, vist saame ka enam-vähem läbi. Sa lõpetasid Kadrina keskkooli 60. lennus kurikuulsal 2020. aastal. Millised olid sinu viimased kuud keskkoolis? Ega ma kooli väga palju ju ei sattunud. See oli kodust eelkõige. Et kuidagi see, ja siis kui õpikute tagasiandmise aeg, see oli ka muidugi oma, et huvitav, et mäletan, kuidas Siret Punk kogus õpikuid kokku, oli vaja välja vahetada, oli kooli parklas auto juures, viin õpiku, panen kuskile maha, tema tuleb, võtab ära, on ju, et ohutu vahe ja nii edasi. Et eks ta oli selline sürraeg. Ja lisaks sellele mul oli ju ka ametikooliga väikene afäär, et CNC Puidu mingi operaatori ütleme, koolitust pakuti reaaltehniliste inimestele. Ma ei tea, kas see projekt on elus, aga soovitan kindlasti, kui on võimalik võtta, et natuke teistpidi ka areneda. Et see tuli ju ka koolivaheaegadel veel teha, on ju. Et ühest küljest, jah, aga sai natukene luftitada ka selles mõttes, et ütleme, kes see nii hoolikalt ikka jälgib, mis sul nüüd täpselt tehtud on, kas selleks kuupäevaks või mida iganes on ju. Et natuke tegi elu lihtsamaks selles mõttes ka, kuigi oli väga tüütu ja vastik, et võimaldas lihtsamini lõpetada, kui niimoodi öelda. Aga loodab, et seda aega enam ei tule. See vist jätkus ka natukene peale seda, kui mina kooli lõpetasin küll leebemal kujul, aga vist ikkagi koolisse ei käi. Kui sa üldse sellele ajal tagasi mõtled, see algus, kui tulid esimesed infod, et Itaalias on esimesed koroonapositiivsed, Eestis on esimesed, mis tundeid see sinust tekitas? Ma mäletan seda, et kui räägiti, et Hiinas midagi on, see tundus nii kauge maailma on ju. Aga see Itaalia ja nii edasi, seda nüüd on raske öelda, et mis ma siis tundsin, kui Itaaliasse jõudis või isegi kui Eestisse jõudis, et ma ei mäleta, kas ma olin ärevil sellepärast, et mingisugune viirus, mille kohta keegi ei tea, mis võib väga ohtlik olla või siis olin rahulik, et vaatame, mis juhtub. Raske öelda, enam ei mäleta üldse. Kas pandeemia mõjutas oluliselt ka lõpetamist? Lõpuaktus ma mäletan, et oli väga piiratud seltskonnale vist ikka mingid vahesid hoiti, et muidu sellist suurt rahvapidu ei olnud, kas mingi 1-2 lähedast võis kaasa võtta ja kuidagi nad ära paigutati. Et midagi peale õpetajate ja lähedaste vist ei olnudki seal väga-väga lähedast, on ju.
et väga kitsastes oludes, aga noh, ega ma ainult koolis ei pääsenud, eks ole, ajateenistuses oli veel koroona ja nii edasi, et see ikka läks palju pikemalt kui koolitee. Sa lõpetasid keskkooli kuldmedaliga. Tänan ka koroonat natukene. Aga kui nüüd sellest kuldmedalist rääkida, et kuidas sina nagu hindad seda, et kas see andis sinu jaoks isiklikult ka midagi, ütleme, juurde, kergendas seda edasiõppimise, ütleme, võimalusi või on ta lihtsalt selline ilus asi? No ütleme, enesekindlust või sellest eneseuhkust muidugi annab juurde, et vot, tegin ära. Edasises koolielus mul ei ole sellest midagi kasu küll olnud vähemasti. Ma ei tea, et oleks kuidagi mõjutanud. Tehnikaülikooli sisseastumisel ma ei tea, kas see andis midagi või mitte. Pigem loevad eksami tulemused, mis minu meelest on natuke ebaõiglane, on ju, sest et kui eksam läheb mingil põhjusel nihu, no ütleme, oled stressis, on ju, noh, siis ma ei tea, ei tundu kuidagi õiglane. Kuigi Tehnikaülikool pakub ka oma mingisuguseid teste, millega on jälle see häda, et noh, teed mitu aastat hiljem näiteks ja siis mida sa enam mäletad sellest matemaatikast. Et ma tegelikult arvan, et oleks õiglane kui pikaajalist kuidagi sellist panust või panustamisvõimet, süvenemisvõimet märgatakse, et just nimelt see hinded pikemas plaanis, mitte lihtsalt see, et eksami tulemused. Et eksamid, see on pigem riigile tagasiside, et kuidas õppekava on ja nii edasi, et ma ei tea, miks selle pealt hinnatakse seda, et mida sa õppima pääsed. Aga kulda ja arvesse kuskil minu teada võetud ei ole. Räägitakse, et mingitel erialadel annab ühe boonuspunkti juurde maatriksis, mida iganes arvutatakse, et kui palju sisse võetakse. Aga no Tehnikaülikool on selles mõttes üsna lihtne variant ka, et võetakse enamikule erialadele sisse lävendipõhiselt, kui lävendi ületad, saad sisse, seal ei ole piirarvusid. Mida sa pärast keskkooli lõppu plaanisid teha? Ega mul oligi variant ajateenistusse minna, käisin ära. Ja ega see, et ma läksin, ma nüüd ütlen eriala ka välja, IT-süsteemide arendus. Et seda ma õppima läksin. See oli mul üsna viimase hetke otsus. Mõtlesin ringi. Mul oli ajateenistuses veel mõte keskkonna, energia, keemia, tehnoloogia, mis erialas oli. Oi, nii palju huvitavaid mõtteid ju, mida võiks õppida, aga võt, valisin ühe. Tegelikult ei kahetse, aga maailm on ju nii huvitav, võiks kõike veel juurde õppida. Aga võt, maandusin selle peale ja gümnaasiumis, kuigi jah, elu mul oli üsna IT-keskne, on ju, igal pool muudki arvuteid näppisin, on ju, arvuteid juba minu lapsepõlvest, on ju, ma siis olin nendega kasvanud, on ju. Ja terve elu on kuidagi sinna suunas vaikselt läinud. Vahepeal jälle, eks ole, oled rohkem IT-s, siis vahepeal oled üldse eemal sellest. Ja elu on sinna poole viinud ikkagi viimase hetke otsus. Ma ei tea, kuidas see nii läks. Kaitseväega sa juba mainisid, et kus sa siis teenisid? Ma olin Tapal, suurtükiväelane. Et jah, natuke sidet ka, ma olin seal sidealal, ma täpsemalt ilmselt rääkida ei tohi, on ju, neid erinevaid nüansse, aga jah, Tapa ja suurtükk on siis see põhiline märksõna. Ja ajateenistusse jõudis ka koroona, on ju, et küll pikka aega ei saa välja ja mis kõik veel ja siis kuidas see levib, eks ole. Et õnn oli, et jäin puutumata ajateenistuses koroonast, on ju. Et, aga jah, jah, Tapal ma olin. Ema oli küll rõõmus, et alguses ju arstlikus komisjonis räägiti seda, et on õigemini see kliendikonsultant või kuidas neid nimetatakse, ütles, et alguses oli plaan, et kõik Lääne-Viru poisid Jõhvi saata, aga sellest ma pääsesin. Öeldi, et tema kuidagi kauples välja, et nüüd lähevad ikkagi Tapale kõik Lääne-Viru poisid. Kas sellest kaitseväeteenistuse ajast on ka mõni huvitavam seik meelde jäänud? No jällegi võib-olla see, vot seal oli jälle välja see, et ma kippusin kuskil ära eksima. Mul on see, et ma olen lühinägelik, on ju, ja kui sul on piisav lühinägelikkus, käib kaasas ka see, et sa pimedas ei näe eriti midagi. Ja jällegi, kui sa oled kuskil rutjel, on ju, õppusel, oled natukene külma saanud, oled juba magamiskoti sees, eks ole, ja siis Vanem ütleb sulle, et kuule, et
et inimesed tulid, et vaatavad sulle, mine otsi need üles. Lähed otsid, eksid ära. Satud kõrvalrühma juurde. Küsid, et kus see medpunkt on või et mis rühm te olete või mis iganes. Et jah, tavaliselt ikkagi see, et ma kipun kusagil ära eksima, seal kuidagi lõi veel välja. Ja kindlasti hakka meenutama, võib-olla midagi tuleb veel. Et jällegi see on 2021 lõpetasin, see on ju peaaegu 5 aastat tagasi lõpetasin ära, palju sa enam ikka mälet, kõik tupmub. Aga peale ajateenistust sa siis läksid õppima Tehnikaülikooli IT-süsteemide arendust. Kas nii-öelda kurikuulus AI ka sinu eriala tööturgu on mõjutanud? Vot see AI ju tuli, hakkas pead tõstma siis, kui ma olin aasta või 2 seda õppinud, siis ju hakkas tulema see suuremlaine ChatGPT tuli, kõik püüdsid rääkida ja siis naersid mis pläustida suust välja ajab. Üldises plaanis ma ei oska sulle öelda, eks ole, sest et välja paistavad mingisugused konkreetsed näited, et me nüüd lasime kõik arendajad lahti ja ega ma ei saa ju öelda ka seda, et võib-olla see on naljaga tehtud postitus kusagil sotsmeedias. Et praegu pigem vaadatakse sellise pilguga, et ta aitab sul mingi osa tööst ära teha ja lihtsustab seda. Et võib-olla mõni töökoht äkki jääb vähemaks, aga ilmselt lihtsustab. Kõige raskemini ilmselt praegu alustavatel arendajatel, sest et masin sisuliselt teeb umbes sama ära, et sa pead justkui kas siis ülikoolist välja tulles või ise õppinuna pead juba olema vanem arendaja tasemel. Et see on natukene paradoks, aga ma loodan, et tööandjad mõtlevad selle peale, et kuulge, teil on süsteemi arhitekte ka vaja, kes AI-d kamandavad ja kes mõtlevad uusi asju välja, mõtlevad, kas ei mõtle just uusi asju välja ideid, aga mõtlevad, kuidas teostada seda ja niimoodi, et see oleks tulevikus hallatav ka, et mitte niimoodi, et masin või keegi oskamatu kirjutas valmis, tahad midagi muuta ja näed, kuidas see käib. See on nii hall soust, et ei saa aru. Et ma loodan, et jätkub nutikust mõelda ka pikas plaanis, et vanemarendajaid on ka vaja kuskilt saada ja arhitekte, kes mõtlevad kõik need tehnilised lahendused välja. Muidugi, kui AI juba need ka ära asendab, siis on üldiselt kaos, siis ei ole midagi enam jäänud. Siis vist kellegi enam otseselt tööd ei ole, aga eks me elame näeme. Praegu juunioritel on raskem, aga see on ka üldiselt vist kuidagi niimoodi, et mul oli väga raske tööd leida omal ajal 1,5 aastat otsisin, kandideerisin igale poole, ei saanud sisse. Lõpuks mind leiti LinkedIni kaudu üles, et ma soovitan, hoidke enda CV-d igal pool ajakohasena ja atraktiivsena, siis võib-olla leitakse teid üles, minul läks õnneks. Et jah, see ongi kõige suurem peavalu, et Tehnikaülikoolis on kohustuslik ettevõtte praktika. Aga kui sa praktikale ei saa, siis kuidas sa seda praktikat ära teed, Et ta teeb kindlasti elu natukene alustajale raskemaks. Aga kui sa juba sees oled, püüad enam-vähem sammu hoida ja suudad mõelda ka natuke suuremat pilti või vähemasti püüdled sinna poole, siis sul veel on täitsa võimalik tööd saada ja läbi lüüa. Õhtulehes ilmus 23. juunil 2020 artikkel sinust kui noorest, kes lõpetas kooli kuldmedaliga. Oma tulevikuplaanidest rääkisid sa nii, tsitaat. Ma ei oska öelda, kus täpselt võiksin 10 aasta pärast omadega olla või mida teha, aga ma loodan, et saan seda, mida teen, teha pühendumise ja vaimustusega. Olla selle juures kogu südamega. Minule on see hästi tähtis. Tsitaadi lõpp. Kas sa nüüd, kui lõpetamisest on möödas juba peaaegu 6 aastat, tead täpsemalt, mida 4 aasta pärast teed? Ei tea ja see ei olegi minu suur plaan otseselt. Ma püüan niimoodi minna, et oleks huvitav. Vaatan, mis elu toob ja ega ma suuri plaane väga kaugele tulevikku ei tee. Eks ma plaanin jätkata oma valdkonnas.
plaanin areneda seal kõrgemale tasemele, et mul tegiks ju üldine pilt, ma saaks juba arhitekti tasemele näiteks. Aga jah, sellist suurt visiooni, ma tahan teha nüüd seda tööd täpselt nii kaua ja siis ma tahan liikuda edasi sinna kohta ja minu lõppeesmärk on selline. Ei, ma olen selline kulgeja, pigem ma vaatan, mis elu toob. Ja kuidagi ma ei ütleks, et ma päris tagaistmel ka olen, sest et rool peab ikkagi minu käes olema, ma pean kõiki neid asju tegema, aga niisugune rahuliku pilguga on ju. See on see, mida ma viljelen hetkel. Kas sa kavatsed end veel raadioga kuidagi moodi siduda? Nagu ma ütlesin, mul sellist plaani, ma ei tee plaane ette on ju. Ja raadioga on niimoodi, et kui ta satub on ju, siis väga tore. Et ta ilmselt tuleb, kui ta tuleb minu ellu, siis ta tuleb ootamatult või kuidagi järsku, et oi, ma nüüd olen siin. Et selles mõttes ma ei plaani praegu kuskile raadiosse on ju kandideerida, podcasti vist tegema ka ei hakka. Ja kui ma satun, siis suure tõenäosusega tehnilise poole pealt on ju. Et on ju edev mees, ma olen küll rääkida, mulle meeldib ja ma saan praegu, ma olen ka ühe tudengiorganisatsiooni juhatuses veel viimased 6 aega. Ja saan, eks ole, üritustel ka on ju õhtu-õhti sellist rolli teha. Aga ütleme jah, suurt plaani raadiosse praegu minna rääkima ei ole. Kui ma sinna satun, seda põnevam. Nüüd suvel möödub sul kooli lõpetamisest 6 aastat. Kas sa oma klassikaaslastega või õpetajatega veel suhtled? Ütleme, see käib jälle niimoodi ooti, et mõnega, eks ole, räägid vahepeal, mõni jälle vajub ära, siis vahepeal räägid mõne teisega. Et sellist süsteemi ei ole, vahel mõnega räägid on ju ja jääd mõneks ajaks rääkima, vajub ära, et selline klassikaline värk vist kipub olema niimoodi, et vahepeal tuleb inimene, vahepeal jälle vajub ära, siis mingi hetk võib-olla tuleb tagasi ja nii edasi. Aitäh sulle intervjuu eest ja loodame sind näha ka kooli kokkutulekutel. Aitäh, sain rääkida. Jah, kooli kokkutulekud on olnud, ma olen alati kas haigeks jäänud või midagi muud, et loodame, et järgmisel korral külmetus või muu häda külge ei tule. Aitäh, et lasite rääkida. Aitäh. Kui Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 27. saade on eetris juba 29. aprillil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Need põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saa.